Kas Eesti Nokia ongi nüüd Rootsi vangide, moslemiterroristide ja kõrilõikajate majutamine? See eelnõu kinnitab ammu teadaolevat fakti, et liberaalne valitsemine on viinud paljud Euroopa riigid, sealhulgas Rootsi, olukorda, kus kunagisest turvalisest ja väärikast riigist on saanud pommiplahvatuste, jõukude ja sisserändekuritegevuse sümbol. Koht, kus vanglad on ülerahvastatud ja kuritegevus vohab. Kas keegi tahab päriselt siin saalis, et Eesti liiguks sama rada, seoks ennast moslemiterroristide või jõuguliikmete majutamisega Tartu vanglas? Rootsis toimus eelmisel aastal üle 100 pommirünnaku. See ei ole üksik probleem, vaid aastaid kestnud reaalsus. Terroristid ja rasked kurjategijad oleks rootslastel oluliselt mõistlikum elamisloata jätta ning saata nad tagasi sinna, kus nad Rootsisse on tulnud. Neid ei tohi Eestisse tuua, sest see tekitab paratamatult Rootsi kriminaalsetes ringkondades huviga Eesti vastu. Meil ei ole vaja siia voorima nende vangide lähedasi, sõpru ja perekondi, kes neid külastama tulevad. Meil ei ole vaja tekitada Rootsi kriminaalidel seoseid Eestiga. Mina tahan elada riigis, kus lapsed saavad turvaliselt kooli minna ja tänavatel on kord, kus ei plahvata pommid või ei välgu noad. Ja küsimus ei ole ainult turvalisuses, küsimus on ka väärikuses. Kas Eesti riik peab hakkama kandma vana Euroopa läbikukkunud rändepoliitika tagajärgi ja hakkama vana Euroopa järjest koristama? Ei pea. Rootslased veel kord peaksid saatma need pätid mitte Tartu vanglasse, vaid oma riigist välja karistust kandma sinna riiki, kus nad Rootsi tulnud on, koos igavese Euroopasse sisenemise keeluga. Eesti peab jääma eestlaste koduks, turvaliseks ja väärikaks rahvusriigiks. Hea Riigikogu, Eesti turvalisus ei ole kaup, ei Rootsi vangide majutamisele.